Tere tulemast kuulama alanud just käivitatud laupäeva hommikupooliku podcasti. Stuudios on onu Veiko ja tädi Mirror ja meil on väga hea meel, et meid on jällegi kord salvestatud. Ja see annab teile võimaluse meid praegu kuulda endale vabalt valitud ajal ja vabalt valitud kohas, sest tänapäeval on igal keskmisel parbul poe taga ka nutitelefon olemas. Ja. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On ja, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Ja esimene minut ongi juba peaaegu kulunud sellest podcasti saatest siin, aga me polegi veel sittagi asjalikku rääkinud. Ega ei peagi, sest see on siis juhatuseks, see on sõbrunemiseks, tutvuste loomiseks, sest vaata, kui näiteks paned lapsed kokku mängimas, need ka alguses piidlevad üksteist, võõrustavad nagu... Võõrastavad. Maksingi mõtlema, kurat võõrustavad. Võõrustamine on naljakas sõna. See on see, et üks inimene tuleb väisab teist, siis teine võõrustab teda. Ja siis nad joovad koos, siis pärast üks läheb võõrutusse. Võõrutusravisse. Võõrutusravile, et kurat ei liiga pikalt jooma. Ja siis teine veel võõritab ka veel igaks juks kodus. Kõõritab. Silmad on kõõrdi. Vaata, kui palju mitmetähenduslik ja eritähendusega sõnu, aga sõna just nagu ei oleks sama. Kes oli, kes see õ-tähe välja mõtles, see suur keeleteadlane härra Aavik? Masing. Jah. Et mõtle, kui õ-tähte poleks öelnud, siis ei saaks võõrutusravile minna, ei saaks kõõrtsilmene ei saaks olla. Kõõrutada ka ei saaks. Aialati otsas. Ja võõraid inimesi ei saaks üldse tänaval kohata. Ma ei tea, kuidas kõurikuid peaks nimetama. Kourik. Aga ma ei mäleta täpselt, kes need olid. Ma ei tea, kas keegi on proovinud, kui keegi nüüd näiteks hetkel juhuslikult kodus või on sõpradega kuskil olengul ja lülitanud meie saate käima, siis proovige joomise käigus üks huvitav mäng läbi viia. Ma ise just mõtlesin selle välja, proovige rääkida sõpradega omavahel nii, et täppidega tähti ei ole, vaat kas saab või? Kas proovime ka? See on selles mõttes ebaaus, et kui mõni saarlane seltskonnas on, siis ei, saarlas... öö on neil olemas. Üü on ka olemas ju saarlastel, ei ole või? Ma ei usu seda. Mis saarlased üü asemel ütlevad? Üü asemel ütlevad rrr. Rask. Rask. Ja kui saarlane tuleb juba mandrile elama, siis on raisk. Ikka, tahab küll raisk. Tahab, aga ei saa. Ei saa ürask öelda. Ja tervitame siinkohal kõiki saarlasi. Saarlased on ikka väga armsad inimesed. Minu Saaremaa iga kord suvel mul meeldib seal. Ei, ma pole Saaremaa peal käinud ega saare naise. Angust näid. Nii. Ei naistega lälja piisanud, kappa kalja lisanud. Ega kappa kalja pole lisanud. Kuhu? Kappa dresse pole ammu lisanud. Meil on täna 3. podcast. Millegi pärast öeldakse, et 3 kohtus. Ma ei tea, miks nii öeldakse. 3 on seltskond öeldi kunagi. Öeldi? Jaa. See oli TV... 2 ilma 3. Mingi telekanali reklaam. Arvak ise ära, millise. Mis telekanali reklaam see võis olla? TV vist. Kui 3 on seltskond, siis täna meil ei ole seltskonda, sellepärast, et Leet Sepolin ei saanud täna tulla. Ta tahtis minna Hispaaniasse. Päikese kätte. Sooja päikese käest. Merle sukeldun ma. Merle sukeldun ka. Merle sukeldun. Merle on. Naine on Merle ja siis teed talle ettepaneku ja siis ta ütleb jaa, siis sukeldud Merle. Teed talle ettepaneku tahapaneku suhtes, nagu vanasti öeldi. Vanad mehed ütlesid niimoodi. Vanasti öeldi autoremondi Luksepa töökodades niimoodi.
ja ma tervitan ühte meest, kes mulle eile auto pumba müüs. Ma avastasin, et sellist asja võib ka vaja minna. Mul nimelt lihtsalt oli üks kumm tühjaks. Kuidas sa seda avastas? Ei no esiteks mingisugune kuradi lumeanges seisab auto. No meil on siin peres üks auto seisab õues ja teine seisab garaažis. No minu oma seisab garaažis, naise oma õues. No nii tavaliselt ongi. No ta on väiksem ka see auto. Ja siis oli tühjaks läinud kumm. Ja mõtle, kui kuradi nuss on hakata selle kuradi lumeanges vahetama ratast, eks ju. Oi, on muidugi on. Samas, aga nii palju sinna purakat sisse panna, eks ju, et saad sõita lähimasse kummipunkti. Noh, see veel nagu on ju, eriti kui sa saad veel zuk jalaga vajutada seda, et õhku sisse tuleks. Või teine variant, mida ma küsisin ja mille ma ka sain, on selline elektriline julla. Sa võtad sigareti süütajast sealt selle... Ja siis... Kompressor on see. Kompressor ja ta on siis refi kompressor sigareti süütajast. Oli ta veebipoes selline niuke just ja seda toodet oli siis võimalik, mul ei olnud aega oodata, et mingi 3 päeva postiga tuleb postikanaga. No ja siis ma ühesõnaga ei tellinud, vaid läksin kohale ja siis see mees ütles, kas sa tahad nagu seda nagu pikemaks ajaks või mis ma ei mäleta, mis ta ütles. Ma ütlesin, kurat, et ma loodan, et ma ei taha teda mitte kunagi rohkem, mul on üks kord praegu vaja ja siis on psoo, et ega ma teda mingi auto kinda laekas ei hakka nagu kaasas kandma igapäevaselt. Ja, saan aru. Üks kord täis lastud, okei, no võta siis see, palju see maksab? 750 ossa raisk on, et päriselt ka mingi üldse elektriline gadget, mis maksab 750, okei. Uskumatu. No tänapäeval on ju kõik on nii odav. Nõukaajal oleks pool varandust sellest. Nõukaajal oleks kuradi ühe õisme korteri oleks pidanud ära andma. Sul oleks terve nädal vahes, kus rahvas käib vaatamas seda agregaat aparaat. Oleks võinud veel pappi küsida selle. Tavai võta 2 Žiguli õlli ja tule kuradi liftiga mindsi, tule kompressorit vaatama näitan. Sigareti süütust päriselt läheb ja ma ei usu näita. Mina õllulen vanasti, ma mäletan terve nädalavahetuse garaažis veetnud. Juttu jätkus kauem. Aga kusjuures selle sama teema jätkuks enne, kui me läheme head kuulajad väga oluliste teemade juurde. Ma räägin veel ühe täiesti oma enda kodus sündinud loo aastates. Ei ole vist, ei ole, absoluutselt ei ole. Ma ei tea, mis seal sündis, ma olin nii laps alles 70. aastatel. Ma ei tea, mis tõttu, aga mu ema suutis käia turismireisil Pariisis, Prantsusmaal. Nii, ja siis vahetati umbes nagu, ma arvan, tänapäeva mõistis nagu mingi 6 euro eest nagu valuutat, umbes niuke. Nii. Ja siis, mis siis selle eest siis nõukogude inimene sai siis nupuga lahti käiva automaatvihmavarju soetas ta, kujuta ette, tänapäeval sa saad sellest suvalisest kuradi ma mingist junnide poest selle mingi 1 euroga. Ma mäletan seda kanti siis ka kaasas, kui ei olnud nädal aega ka oodata, et vihma tuleb, aga see oli šef. Nii. Ja ma ei mäleta sellest vihmavarust sittagi ausatades. Küll aga ma mäletan, ja see oli meie peres veel siis, kui mina juba oskasin arvutada natuke, oli, millega me võrdleme nüüd tänapäeval, siis ütleme, raskes 2 suitsupakki kokku panna, umbes nii paks ja nii suur taskuarvuti, mis siis käis AA patareidega, 2 tükki käisid sinna sisse. Need ümmargused. Need ümmargused ja siis veel ka üks lastemõõtud eesärk kirjaga Ferrari. Ja, nii palju ühesõnaga vahetati raha, et täpselt nii palju asju saigi. Nii. Ja nüüd ma seda särgi kohta ma ei oska öelda. Särke ikka kuskilt toodi särki. Aga selles paneelmajas Põhja-Tallinnas, kus ma siis elasime tollal, seal oli, mis seal oli umbes, see on 100 korterit, eks ju, 5-kordne maja. Ja umbes pooled selle maja elanikest, ütleme siis pigem nagu eestlased, eks ju, kellega käidi läbi, on ju. Need käisid seal lähema 6 aja jooksul õhtuti, et mis kell sa täna koju jõuad, seal hoovi peal räägid. Ma käin poes ära, eks ma siis 6:30 kodus. Selge, me tuleme läbi siis Marjuga. Ja siis käidi vaatamas seda, kuradi ma... Nupuga vihmavarju ja ka seda taskukalkulaatorit, sest meie
tolleaegsed, ma arvan, olid sellised, mis olid juhtmega 6 korda suuremad ja olid laua peal mingite patareidega, et sa võtad nagu pintsaku taskust selle välja, oodake härra, ma kohe arvutan, kui palju kuradi 6 siguli õlli kokku maksavad. Sellist asja ei olnud. Selline kodus kalkulaator, mis oli umbes sellise MacBook Airi suurune. Ja sa panid elektrivõrku selle ja siis hakkasid arvutama. 20 volti. Võrdub 2. Ruutjuurt sai kõvematega isegi võtta. Muidugi sai, jah. 9 oli 3 igatahes mäletan. Aga ta ei olnud niisugune nagu, ma ei tea sellest midagi, et ta olid niisugused platnoid kuvaril siis või kuidas ja, seal põlesid siuksed rohelised või punased tuled. Nendest moodustusid numbrid hoopis. Mitte nagu mingid lambid põlesid. Kusjuures praegu tundub isegi selline laheda. Äge tundub see. Siukest tahaks. Praegu on kalkulaator, kurat iga asja sees, ma ei tea, käekella ja huiapella. Taskureti sees võib sul ka kalkulaator olla vabalt. Nuskades siis, palju on ruutjuur 4 nagu. Keda kotib? Ma tihti vaatan, palju ruutjuur 4 on. Tulemus on üks sama kogu aeg. Vahel ma olen ju õhtuti sulle helistanud, küsin, mis teed. Kui ma vaatan praegu ruutjuur 4 ja siis lähen magama. Netflixist vaatan. Mis selle arvuga oli, sa rääkisid sul seal... klassivennad ütlesid, et see ei kehti. Klassivennad arvutasid välja, et teatud... Kui ringi suurus on piisavalt suur. Ja, et mingisugusel hetkel... See on maakera ümbermõõdu... No ma ei taha siin mingit teaduspodcasti teha, aga jah, põhimõtteliselt, et kui me räägime ringi ümbermõõdust, mis on võrdne näiteks umbes maakera ümbermõõduga, siis seal hakkab juba see pi-arv hakkab natukene nii-öelda villast viskama. Aga ma ei laskuks nagu detailidesse, et ma oskan küll seda nii-öelda ülesannet esitada, aga ma ei oska seda kommenteerida ega lahendust põhjendada. See on tavaline, tänapäeval nii ongi. Nii ongi, jah. Ühesõnaga ma võin targutada, et ma tean, et see arvamusfestival, seal nii tehakse. Sest et seal keegi ju midagi ei tea. Tegelikult ei tea, jah. Aga postulaate visatakse õhku nii, et jaa, üks targem kui teine. Ja siis jagatakse medalid kätte ja minnakse jälle järgmist aastat ootama. Jaa. Või. Koju onnima. Ei, see on tegelikult tore, mulle meeldib. Aga nüüd on aeg küll nii kaugel, et räägime natukene tõsist juttu ka. Nimelt on... Kuidas sul läheb? Persekarvadega lood on. Ja kuidas pole ajanud. Mina ka ei ole, me ei ole kunagi ajanud. Tead, mis mind hämmastas kõige rohkem? Et need sitakuulikesed jäävad karvade külge kinni. Mis see hämmasta, mis see meest ei hämmasta. Keda kotib? Vaata, ma käisin nooremate põlvkondadega vahepeal ikka siin suhtlen, tead. Lumelauaga sõitmas. Ma käisin ju Mati Jasinaani podcastis külaliseks, võib-olla kui tead. Ma tahtsin tema podcastist just rääkida järgmises lauses, aga räägi sina enne omal korra. Meie enda oma, see on mul üks lemmik podcast. Meie podcasti nimi on Laupäeva hommikupoolik. Ja. Ma igaks ütlesin siia vahele, nagu, et äkki mõni unustab ära. Kui keegi ei tea, mis podcasti ja subscribe'ige meid. Subscribe'ige kindlasti sellepärast, et sellest oleneb meie elu saatus. Selle podcasti elu saatus. Sest me tahame ka süüa. Nii, aga sul oli pooleli noorema põlvkonna käisid läbi Mati Jasinaani podcastis. Ja ma üldse ei oma seisukohta, et kui on see halb või hea, minu meelest on see okei, kui teha kõik, mis tehakse minu meelest on okei, kui see ei teistele liiga. Mehed raseerivad ennast. Aha, kust siis? Kubest või? Brasiilia. See oli üllatus mu jaoks. Ma teadsin, et see võib nii olla, aga ma ei ole veel julgenud proovida, ma ei tea. Ma küll olen. Oled või? Muidugi. Aga see, kurat, ma kardan, et me läheme... Ka sina Brutus. Me läheme saate teemast praegu ilgelt kaugele kõrvale. Küsimus ongi selles, et vaata, läheme nüüd teema oma, et kui sa jood, vaata, siis sul on ikka aega, ütleme niimoodi, et vaata on ju kiire kogu aeg, et peldikus sa pead ruttu ära käima. Et saaks edasi juua. Täpselt. Ja nüüd võibki olla asi selles, et siis tekivad need kuulikused, kui sa ei jõua korralikult ära pühkida pesta. Aga kui sul ei ole neid karvuvad, siis ei ole seda probleemi ka. Et võib-olla see ongi joodikutele kasulik. Et ajadu perse karvad ära. Või lihtsalt ära ajada sealt.
väike Teplinkov, nagu öeldakse. Aga et nüüd saate teemast ikkagi mitte... Võib-olla läheb liiga naiste saateks ära. Ja ei, ma just räägigi, et räägime nüüd korra üle, kuidas kõige parem onaneerida. Ja, mis asendis. Ühesõnaga, tuletame meelde, et tegemist on ikkagi laupäeva hommikupoolikuga ja see podcast on ju välja kasvanud ikkagi 8 aasta pikkuse ajalooga laupäeva hommiku saatest. Meie podcast on loodud nendele inimestele ja uutele kuulajatele ja sõpradele, kes laupäeva hommikul tunnevad ennast sitasti või on juba jõudnud jooma hakata või on nad kes pitsi ei sülita ja tegelikult enam juba mitu nädalat ei ole vahet, kas teil on laupäev, pühapäev, esmaspäev, teisipäev, teilt juua võib iga päev. Mina näiteks mõned nädalad tagasi tegin niimoodi, esmaspäeva õhtul tundsin, kurat, kõik ei kuradi pinda ja kõigepealt alustuseks pooleliitrise jäägermeistri ära esmaspäeva õhtul. Nii, siis panin seal midagi otsa, paar õlled otsa. Tõmbasin kardina kogemata alla, see oli päris naljakas. Käisin rõdul suitsu tegemas päriselt ja siis libisesin, kuradi talv, libisesin ja siis, et mitte kuradi näoga ja hammastega vastu seda rõdu ukse piita käi, tõmbasin kardinast kinni, läraki kardinast maa. Õige, väga hea. Nagu komöödiafilmis. Oligi enam-vähem vist, aga mul endal ei olnud üldse naljakas. Ja et kuradi pidu lõppeks ikka korralikult. No ühesõnaga ma ärkasin ikkagi täisvarustuses, teksad jalas ja kõik ärkasin voodis on ju, kuskil hommiku poole ja panin teisipäeval, panin ühe päeva veel litaki järgi sinna. No see on mõistlik. Eelmine nädal. Mu meelest see on mõistlik, sest et tänapäeva, ma ütlen see nädalavahetuse joomise nii-öelda graafik on ka mõnes mõttes ajast arust, mis eelmine kord korraks puudutasime seda teemat, et see on ju samast ajast arust nagu see kella keeramise teema, et seda ei ole vaja keerata, see on tehtud selle ühiskonna järgi, kui enamus meiesuguseid olid tegelikult mitte ei teinud siin podcasti, millal tahavad. Tulid kuradi tehasest liini taga ja tegid seda, mida õige hästi. Toksisid plekist autosid, mänguasju või siis sõja ajal siis relvi kokku. Ja. No ja see oligi nagu sellepärast, et oli ka nädalavahetusel joomine, et noh, seal võisid nädala sees ei tohtinud, sest sa võisid kuskil masina vahele jääda karupidi. Aga tänapäeval ei ole seda probleemi, sa ei jää ju, no kui sa ei ole just ütleme seal autojuht või trollijuht, siis küll, aga enamus inimesi ei ole ju autojuhid ja trollijuhid tänapäeval. Ja sa saad ju kutsuda takso või midagi, aga taksosse istumiseks ei pea olema kaine. Ei pea olema kaine ja minu meelest ja see on täiesti okei, kui sa mõtled näiteks kolmapäeval mulle käib närvidele kõik, jood jäägermeistri ära, õlled otsa ja tõmbad kardina alla. Selleks, et päästa oma elu. Jah. Absoluutselt. Ja mitte infarkti saada, vaid lihtsalt pigem nagu lõbusasti lõõgastuda. Nii, aga nüüd jõuamegi siis selleni, et meie podcast on loodud neile, mitte kellele on lihtsalt pohmakas. Kui on pohmaka laupäev või kuidas selle pohmellipäev, siis tegelikult see on ka väga hästi, et ei ole pohmelli mingi laupäev või pühapäev, sellepärast, et teatavasti podcasti saab kuulata igal ajal sõltumata nädalapäevast või siis kellaajast. Nii kui seal on siis tegemist pohmelliga, siis meil on pigem nagu see saade sobib hästi kuulamiseks neile, kes on otsustanud oma pohmelliga võitluses võtta appi alkoholi. Ehk, et see on nüüd oluline moment, mitte jääda segamini, et inimene, kellel on nagu sitt olla ja väriseb kuskil, igistab linade vahel, see on ka kindlasti üks lahendus ja ühel hetkel tuleb seda teha, kui mitte tahta nagu elu lõpuni järjest juua, mis on ka nagu võimalik ja suhteliselt tervitatav isegi, et see on selline lõbus teekond. Nojah, see on sellist tsüklist välja saamine, aga see on juba sellega meie ei tegele, me ei ole nagu nii kõrge arstid ja meditsiini. Kui tõesti on vaja tsüklist välja tulla, siis minna Wismarisse. Ja muja, aga huvita, kas igas suuremas linnas on see koht, kus saab minna tilguti alla ja magneesiumit ja värki? Peaks küll olema, Võrus on. Võrus Võljal Meekomäel, seal ma olen mitu korda olnud. Okei, mina olen Tallinnas ainult olnud paar korda seal Kordamedis ja Wismaris. Ja
Pärnus kindlalt on, Tartus on... igal juhul Raja tänaval. Tegelikult on tänapäeval need nii-öelda erakad ka ju, vaata erakliinikud on ju. Sealt saad hommikul ärkad üles ja kõnnid nagu poksitrenni poiss minema. Põhiline on see, mis seal on vaja, mingisugust normaalset rahustit ja sepaami või midagi taolist. Siis on vaja magneesiumi veeni süstida. Ja seda lahust tavalist, seda, mis see on see füsioloogiline lahus. Naatriumkloriid pluss sinna veel mingid vitamiine, see B-vitamiine. Vitamiine siis juba tõmbab heaks, ütleme niimoodi. See ongi korras. Ja kui jääd ööseks sisse, siis mingit unerohtu, siis tõmbab pea rahuliku une, sest paremat pohmaka unerohi pole olemas või uni pole olemas. Aga me räägime praegu sellest, me räägime ikka valest asjast. Kui te tahate tulla välja. Me oleme varsti juba tund aega räägime, pole ikka jõudnud alustada õieti ja teha sõbrad ongi selleks, et teemast kõrvale juhtida. Ja, nii, et head kuulajad, et ühesõnaga laupäeva hommikupoolik on endiselt napsusõprade saade. Ma iseenda peal olen närvis. Ma olen iseenda peal närvis praegu. Taks iseendale mööda hambuid panna. Et see on ikkagi endiselt see koht, kust käivad läbi Ilona ja Jussinen. Köhima peab niimoodi varukas. Ja, Ilona ja Jussinen, pole ammu nendega kohtud. Täna on meile saabunud üks värske lint nende kodust ja me saame kuulata, mida nad seal ette on võtnud viimasel ajal. Meil on õnneks lintmakk olemas. Ja, meil on õnneks lintmakk olemas. Meil on need lõpppeatuse mehed, bussijuhid Ülu ja Endel ja Eedik on puhkusel. Et kõik nemad tulevad ja ei nad tulemata jää, aga me vahel lihtsalt tunneme, et me peame nagu põhjendama, et miks me üldse olemas oleme ja miks on joomine nii tähtis, et mina arvan, et kui inimene ütleb, et tal on pohmakas, siis see on puhtalt tema enda viga. Et kui inimene ütleb, et mul oli pohmakas, aga näe, nüüd on nii lõbus juba olen juba ühe six-packi perse vahele keeranud endale. Vaat see on nagu mitte hädapätakas, vaid see on lahenduste leid ja ta on elus edasi liikuja ja sellised inimesed tuleb tervitada. Põhiliselt ongi nii, kui inimene ütleb, et mul on pohmakas, siis minul on esimene küsimus, mis sa teinud oled selleks, et sul ei oleks. Just täpselt, minu esimene küsimus on ka, kas ma saan sind aidata. Siis ta ütleb mulle kohe vastu, oi no ma jõin eile. Ei, oleme praegusest hetkest räägime, mis sa praegusest hetkest alates oled teinud, et sul ei oleks pohmakas. Jah, sama hästi võin öelda, aga ma käisin 87. käisin pioneeri laagris. Ja sõitsime sealt mis see kurat siia puutub? Raketalaevaga Pihkvas. See ei puutu siia. Mul klassivend, kes judo trenniga käis 91. käis Soomes. Samal ajal, kui me telekast judo poisse vaatsime. See ei puutu siia. See ei puutu siia, samamoodi ei puutu see, et ma jõin. Sa pididki jooma, mida? Täpselt, samamoodi, et seal Dostojevskis üks Raskolnikov lõi selle vanamuti maha. See ei puutu sellest. See ei puutu siia. Absoluutselt. Parem küsigi, et mees, miks sa siis jooma ei hakanud, kui sa selle muti siis tulebki välja, mees ütleb, mul on ilge pohmakas. Ma küsin, mis sa teinud oled, et sul oleks? Ma jõin, siis liputadki viiekat. Kui siis ka vihjast aru ei saa, no siis jalaga perse otse ja ütled, kao poodi. Hipodromile läiski jooksma. Ei, see on tõesti, ega lollidega ei ole midagi teha. Aga minul on nüüd ettepanek. Ütleb Seto vanasõna, hullu sa viid metsa, aga mis sa lolliga teed? Nagu ütleb Sepo vanasõna või? Sepo vanasõna, jah. Ilus nimi oleks. Sepo vanasõna. Ja. Me kindlasti kuulame täna veel reklaame ka, aga enne kui me reklaame kuulame, mängime ette mõned varem salvestatud lintteosed. Kas lintteosed võib öelda, kui on salvestatud mingisugune audio track lindi peale? See on huvitav, seda pole kunagi kasutatud, aga tuleb välja, et kuulake muud linditeost. See on viga, et ei ole, sest lintteos oleks väga ilus öelda. Lintteos. Kui filmi kohta võib linateos öelda. No see on lina peal, on ju. Siis kui on lindi peal teos, siis on lina peale. Jah. Aga see nagu projitseeritakse meil kõrva sisse. Ei, mitte kõrva sisse. Kuulmeteos. Kui sa ütled linateos, projitseeritakse lina peale. Ei, silma sisse ju lõpuks, eks. Lõpuks seda küll. Jah. Et siis, aga see kandja, millel ta on ütleme siis. Film ei ole lina peal. No vaatad sa seda lina pealt, kuulad sa seda lindi pealt, siis ta on lintteos ikka, jah? Lintteos, Et me kuulame Ilona ja Jussineni lintteost,
saamaks teada, mida siis Ilona Jussinen viimasel ajal teinud on ja siis räägime juba juttu edasi, et kindlasti võite vahepeal kõvemaks keerata midagi, kui teil on vaja ja ärge unustage külastada külmkappi või valada laua peal olevast pudelist lisa. Ma sain siukse tolmuimeja, kus on volüüminupp peal. Osa vaiksemaks panna või? Ei, ainult kõvemaks. Kui mingi maniak oled või? Miks see seal on? Ma ei näinud poes. Mõtle, kui saaks mingi motika hääle peale keerata. Kui ma panen korra Harley Davidsoni hääle peale oma selle ime. Teinekord on pohmellivates, keegi hakkab koristama naine või laps või siis mõtled, et no kurat keeraks vaiksemaks. Ei, selle sa võid kõvemaks keerata. Mul elab üleval korrusel, elab mingi laps, ma vaevalt, et üksi seal elab, isa ema on ka ilmselt. Kurat, kus see müdistab, vittu. Lapsed, nad tahavad joosta. Aga tead, mis jama on või? Nad kuradi ei õpeta lapsi jooksma nii nagu kergejõustiku trennis, kuradi kerge päka peal, vaid kuradi kandade peal kolistamine käib ja ma ütlen ausalt. See on mõnda aega, see on ütleme üks hooaeg. Ärge mõistke mind valesti, aga mul tõesti on ikkagi pumppüssi kuradi pilt on silme ees vahel, kui ma silmad kinni panen. Mõtled, et eks põik lägu või? Et vaataks, kui tugev see kuradi lagi mul on. Aga okei, see selleks. Põik lägu on see, kes ju maadad sisse, täitsa õudne. Kuule, aga kuulame siis... Jummel, olge jah mõistvad, ega ei, kus see on, see võib päev otsa sul müdistab, aga samas sa ei saa lapse vastu tema. Ei, no ei saa. Aga mingu jooksku õues. Jooksku kuradi vanaema juurde. Ei no vaata, jooksmine, see on mingi fucking kerge jõustik. Mõtle, kui see mingi raske jõustiku laps oleks hoopis, et hakkaks seda kangi tõstma, tõstub. Seal on asi selles, et ega see on mingi aasta ja siis ta lõpetab ära selle. See pool aastat juba on läbi siis või? Okei. Ma arvan küll. Pool aastat tagasi alles kolisin sinna, vaata. Kogu aeg on müdistanud algust peale. Ütled aasta, jah? Muidugi aasta veel maksimum. Okei, aga te kuulate laupäeva hommikupooliku podcasti ja me läheme nüüd lindteose kaudu külla Ilonale ja Jussinenile. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On ja, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. I was made for loving you, baby. You was made for loving me. Oh jaa. Näilume siis Jussinil sokid ilusti kokku. Siis on tal suur üllatus, kui tubli naine tal on. Mikä kokku? Jaa, Jussinen! Oota! Hyvä aamu! Kuulitko? Hyvä aamu, Kas sa kuulsid? Oliko 2 purkkia olutta? Võta õlut! Tere hommikust, kuidas magasid? Hyvä, magasit. Kas sa... Oliko magasit? Magasit ja... Sita unenäkusi. Magasit ja magakusi. Kas sa tegid sita unenäkusi? Kyllä se on sita unenäku. Kun se on magasit, kuidas sa magasit, kuidas sa magakusi. Magakusi. Siis saab palju raha, kui sitta näed une. 2 purkki olutta, joo, se on üle. Kuule joo, nüüd muidu sa hakkad ila suust välja, ma viitsin seda paska kuulata seda Soome möga. Ensimmäinen kalja meni minun suuhun. Ensimmäinen kalja meni saada minun suuhun. Jumala munnea, kari oli runnea. Soudassa ja rottanuen. Hyvä Eesti biisi ja hyvä kippis ja kilkil. Kuule sa oled nagu see Pets ja Korsten oskab eesti keeles roppe laulena. Puts ja Kersten. Se on hyvä, kun eesti keellä on niin paljon naljasana. Puts ja Kerstenberg. Puts ja Kerstenberg, uusi bändi. Ansambel vana mutt. 2 purkki olutta ei tahtnu ilkat juua. 2 purkki olutta. Kuule vaata Jussinen, ma õmblesin sul sokid. Pistä jalga, vaata. En mä haluta laittaa sokijalka, kun ei ole kylmä. Pane. Minun jalka ei ole kylmä. Minun Kui sa jalka. evastad siin, kurat, siis sa ajad kõik terve toa pisikuid täis.
praegusel ajal tead. Sööpikki ja Pisiki, oliko see ka raamatu? Oli küll, Sööpikki ja Pisiki olid need, kes elasid kaks päkapikku, kes elasid suus. Oliko kova miehe ja kovi jätki? Nad raiusid hambaid puruks. Hyvä raamatu. Raamatu on kirja, eikö olegi? Ei, kiri on kirja. Ai kirju. Räägi eesti keelest, tont. Kulli on lintu. Minun kulli on lintu, lentää Ilonalle suuhun. Sinul on muidugi, sinä lasid ju juudes peale, ma tiivatat veerin seda peale. Se on hyvä kullilintu. Kullilintu, nyt Ilona suu auki. Kullilintu lentää suuhun. Mä otan lisää kaljaa. Ilona ota suuhun, Jussi ota kaljaa. Lintu tulee pesästä pois. Ai. Eilinen pornokunn siin kodus, ma vaatan. Jussinen on pornokuningas. Pakka su kätte ja ma Katriina. Pornokuningas Suomesta. Jussinen, herra Jussinen, pornokuningas Suomesta. Kuule vaata, kas sa saad mul sõna ära lahendada, mul on siin vein ja naised. Mikä on kosmopolitani? Kas see on kosmonautide ajalas, seda sitta ma ei loe. Kosmopolitani. Kosmopolitani. See on nais sooja kosmodel Janssen. Minulla on ristisõna. Ristsõna. Crosswords. Mikä on vaginaluu? Mis vaginaluu? Onko se vittuluu? Näitä siin. Vittuluu. Lõpeta ära, see vagnaluu. Ai niin onkin. Minä Niukest asja pole olemaski nagu vittuluu. Ai ei oleko? Ja sama hästi võiks siis munniluu ka. No mitä siellä vittu ääressä? Miks sa oled siuke paska suust välja, ma ei saa aru. No mitä on vittu ääressä? Mikä luu se on sitten? Ole suomlane, aga ära ole niin loll. Mikä on se luu nimi siellä vittu ääressä? Vagnaluu. Ai se se onkin se vaginaluu sitten. Sä vittu. Älä lyö Sul on samamoodi vagnaluu. Se on nii meestel kui naistel olemas. No tunnet nüüd. On se vaginaluu. Se ei ole vaginaluu, se on vagnaluu, loll pea. Älä lyö, mul tulee okse. Miks sa sunnid koduvägivaldseks? Ma ei taha koduvägivaldseks. No vot, oleme sõbralikud, räägime ilusti, joome õlut, joome viina, aga ärme ajame paska suust välja, eks ole. Tulipas hyvä oksennus, eikö tullut? Kippis ja kilkil. Lisää kalja ja yksi varata. Lahenda nüüd ristsõna ära ja ära küsi enam nii lolle küsimusi. No mis sul järgmisena on seal? Järgminen sana on, onko 2 purkkiolutta vielä? Hyvä kysymys, eikö se On ole? muidugi on, näed. Kippis ja kilkil. Kippis ja kalja. Onpa siihen. Tänään on hyvä päiväkin, eikö ole? Kinnunen helistas. Kinnunen listasko? Ütles, et sureb ära vist. Oi vittu, mitä tapahtuu? kassivend. Onko se minun kassivend? Hakkavad otsast vaikselt minema. Onko Kinnunen minun kassivend? Mitte kassi, vaid klassi. Ai klassi! Kurat, kuule, räägi eesti keelt. Minä arvaskelin, että Kinnunen on minun kassivend. Niin onkin. Mulla Helistas, kun mä jalkasid paha köha. kun mä olin pikku poika, sit mulla oli niin pieni kassi, että se mahtuisi kassi. Nyt vielä ristisana. Ristisana. 3 tähteä. On se munni. Venekeele. Seda ma tean. Niin, mikä se on? Oota, se oli tui. Ei. Toi on matkatoimisto. Hui. Ai niin, hui. Joo. Hui. Se on nagu huiamaan suomen keeles ka sõna, vaata. Niin kuin huijama, sitten on se kullitteleman. Kullistama, jaa. Kullittelema. Sinä ära kullittele. Älä kullittele, mä tuun kullitan sua Onko Vanatallinna? On küll, näe, palun. Tee lahti. Hyvä. Võtame mudeli näkku täna. Mitä mä ütlen, kun on Vanatallinna? Ütled, et ilusat ekskursiooni. Ilusat ekskursiooni Vanatallinna. Jaa. Niin.
Mul mahtus 200 grammi korraga. Ambas kange see vanatalline Ootame nüüd kui pähe. Ekskursiooni. Hüva ekskursiooni. Mikä on ekskursiooni? Ekskursioon on, mis on siis Matkaopas. Matka, mis asi? Matkaopas Kotkas. Mis kui opas? Aga mul on Matkaopas on ekskursioon. Issand. Mis asi tuuri on? Oksendasid minu sülle. Kato viineri paista. Miks sa viinereid tervelt näed? Issand, sul pole enam hambaid. Kato teda takana 2 hammasta. See on oksendamisest. Maohape sööb hambad ära. Ei kun okse ei syö hampaita. Sul on sööbik ja pisik suhu koju teinud. Arva kumpi, kas on hambad syö oksetta vai okse syö hampaita? Se on hyvä kysymys, eikö se olekin? Tead, okse võib hambaid ka süüa. Ei mitään. Hakkame õudusfilmi stsenaariume kirjutama. Tiedätkö mikä? Oksest, kes sõi hambaid. Ai minä pelkään. Mina ka kardan. Kõige hullem pidigi olema õudusfilmi stsenaariumi kirjutajatel see, et kui nad üksi koju jäävad ja kirjutama hakkavad, siis nad ei pruugi vastu pidada hommikuni. Nii õudne. Älä puu rohkeampi, mutta tulla okse. Kas sulla on veel lisävanatalina? On küll. Ma ei jaksa võtta. Kas se on minun syntymäpäev tänään? Ei ole. On jah. Onko? Oi, palju õnne sünnipäevaks, anna andeks unust. Kippes ja kill. Ole terve Jussi. Palju õnne sul sünnipäev. Palju õnne avan. Oota, aga magama vahepeal välja, siis katsume sünnipäevaks mingi tordi pannkoogiga küpsetada. Hyvä päivä. Laupäeva hommikupooli. Head sõbrad, kuulame, mida me kuulame? Me kuulame Aisa kella häält või? Laupäeva hommikupoolik. Laupäeva hommikupooliku podcasti kuulame. Kolmas numbrimärgiga 3. Ja sellised siis on asjalood seal Ilona ja Jussineni juures ja meil on hea meel teatada, et nad on endiselt elu ja tervise juures. Jussinen pole endiselt tööle uuesti tagasi läinud, sest tal ei olegi kuhugi minna, kes teda ikka võtaks ja ta oma sõiduki, mis on tema siis töövahendiks oli algusaastatel, selle ta on maha joonud. Mine tea, kuidas õnn teda võib jällegi uuesti üles leida ja mine tea, kes tal seda raha... Me teame niisugust vanasõna, et Jumal hoiab lolle joodikuid. Tõsi, seda on ta teinud juba 8 aastat. Üsnagi tõenäoliselt see Jussineni ja Ilona koju mingi õnnekiir varsti paistma hakkab. Ei, kindel see. Ühesõnaga Ilona ja Jussineni kodust me saame ka järgnevatel nädalatel ja kuudel kindlasti värskeid linte. Kindlasti saame, sest teine vanasõna ütleb ka nii, et umbrohi ei hävine. Umbrohi ei hävine ja kindlasti seda umbrohu linti tuleb sealt mõnuga veel ka tulevikus. Ühesõnaga Ilona ja Jussineni tegemistega saate kõik kursis olla laupäeva hommikupooliku podcasti kaudu ka tulevikus. Täna me... Tuletikus. Täna ka peame me ühe võla klaarima, nimelt on meile kirjutatud ja ette heidetud suisa, et mehed te teete juba 3. hakkate tegema. Või täna teeme oma 3. episoodi juba sellest podcasti värgist, et kunagi raadioaegadel sai ju kuulata ka tervitusi ja Evi Vanamutt käis külas. Käis küll, jah. Käis küll ja tulevad jälle. Tervitusi on meil tegelikult juba tänaseks siia kuhjunud päris korralikult, nii et ma usun, et tervitustega me saamegi maha täna. Kindlasti saame. Meil on muidugi ka murekirju tulnud, aga me ei jõua igas episoodis. Raido kirjutas meie Facebooki lehele, kuhu te olete kõik ka teretulnud laikima ja vaatama, et eelmistes episoodides need reklaamid meeldisid. Et kuna meil päris reklaame väga palju laekunud ei ole veel, siis me saame ise näidisreklaamidega jätkata, et ootame ka meie Facebooki lehele ideid ja soovitusi,
mis tooted vajavad üldse reklaami? Kas sa, ma ei tea, mis tooted vajavad reklaami, mis tooted on sellised, mis nagu ei müü niisama iseenest? Tavaliselt vajavad reklaami mingid innovaatilised uued tooted, mis tunduvad nagu absurdsed, aga tegelikult on nad ülihead, sest no, me teame näiteks niisugust asja ajaloost, et mäletad, kui Henry Fordi käest küsiti, et kuidas sa üldse selle auto suudad laiadele massidele populaarseks teha? Siis Henry Ford ütles, et no igal juhul ma ei küsi seda laiade masside käest, sest kui ma küsiks rahva käest, et millist sõiduriista te tahaksite, siis nad ütleksid kiiremad obust. Ja. Aga igal juhul mitte. No, ega tegelikult ju. Sest et ja küsimus ongi selles, et reklaami vajab ka see toode, mis on ilgelt hea, aga inimesele tuleb see selgeks teha, miks ta hea on. Ja. No näiteks ma mõtlen välja õhkjahutusega kummikud, kus puurin sinna augud sisse, eks ole. Ja vesi ei lähe sisse sealt või? Ainult õhk läheb. Võib-olla läheb, aga positiivne külg on see, et jalad ei lähe hauduma. Ja siis räägin ka ainult sellest positiivsest küljest. No teeme näiteks reklaami. Selle kui positiivset kummikud. Oot. Reklaam. Oi, küll jalad higistavad. Oi, aga miks sul siis jalas kummikud on, siis nad ikka ju higistavad, kui kummikud jalas on, siis ikka higistavad. Ikkagi, kui mä sadama hakkab või muda sisse kinni. Aga mida siis teha, kui on nii, et kui sadama hakkab ja muda siis kinni, et siis kummikutega jalad hakkavad hauduma? Eks ikka selle jaoks on hästi hingavad kummikud, millel on augud sisse puuritud ning jalad ei higista. Kas jalad siis üldse tõesti ei higista? Ei higista. Oi, kui hea nüüd on käia. Jalad ei higista. Ja kui ilusavad värvid veel on, mitu erinevat valikut või? Ja see pole veel kõik. Hästi hingavatega kummikutega saad sa kaasa ka mitte hingavad kummikud, juhuks kui vihma hakkab sadama. Väga head kummikud nüüd kõikidest kauplustest, mis on kummikud.ee. Noh, nii need asjad käivad. Nii need asjad sünnivad. Saigi kohe selgeks, et oli ka lahendus olemas, et mis juhtub, kui vihma hakkab sadama. Jaa, ma mõtlesin ise. On nagu, mõtlesin ise veel mingi lollimad tooted. Kindlasti veel lollimaid olemas, mõtleme. Veel lollimaid tooteid. Mõtleme kõige lollima toote, mis pähe tuleb praegu. Kuke näoga hambahari või? No teeme ühe veel siis või. Mingi hästi perses asja võiks teha tõesti. Reklaam. Täitsa naerma ajab. Ma ei tea, ma tahaks hambaid pesta, aga ma ei taha. Hea sõber, aga kas oled mõelnud, et kui sa tahad hambaid pesta, siis miks teha seda hambaharjaga, mis on täiesti tavaline? Kui võid pesta hoopis erilise hambapasta? Aga mis eriline hambapasta siis? On nii väga. Aga miks mitte võtta selline hambapasta? Kui sa pigistad, siis tuleb kõigepealt väike kukk välja tuubi seest ja alles seejärel takka järgi veel ka pasta. Oi, kas tõesti? Kukenäoga hambapasta? Seda ei oleks küll osanud uneski tahta. Kukenäoga hambapasta. Kukenäoga hambapasta. Noh, tõesti munnis asju ma võin korda saata. Selleks ongi reklaam, et sa võid munnis asju maha müüa lihtsalt nagu, ja inimesed ostavad. Head inimesed, kes te ise reklaamialal töötate või kokku puutute, siis saatke meile oma teostamata reklaamid. Saatke perse läinud reklaamid meile, me loeme need ette. Ja te ei pea, kus võite jääda anonüümseks või selle, ütleme siis kliendi suhtes anonüümseks, et kes ta, noh, näiteks Kessu võib saata või kes siin on kõik need reklaami inimesed, et Leslie ja Kessu, saatke siia kõik. Saatke siia mingisugused hästi perses mõtted, mida te ei julgenud kliendile esitleda. Aga noh, mingit kõbinet ikka tahate selle eest, saatke meile, me loeme ette ja siis või siis üks võimalus, ma ei tea, kas sellele on mõeldud, kas seda on tehtud, hakkaks tegema mingitele firmadele vägisi reklaame. Vaata kui hea,
et helistad mingisse ei, helistad ja siin on ka Sky Media reklaamiosakonnal üks idee, et mõelgem raamidest natukene välja, et miks helistada mööda ettevõtteid ja rääkida neile mingit müügijuttu, et tere, et meil on siin üks väga vahva podcast, et kas äkki soovite seal ka oma tooteid reklaamida ja seeläbi tuntuks saada ja oma hästi palju müüki kasvatada ja saada hästi rikkaks ja veel palju raha. Kui võib helistada nii, natukene nagu 90-ndatel ütleme rohkem asi käis. Tere, Igor siin on ja. Te ei tea, kes ma olen, aga ma tean, kes teie olete. Ja ma põhimõtteliselt tean, kus te elate. Meil on teie jaoks reklaam välja mõeldud. Et... Kukepeeru Transport on teie firma, ma tean, jah. Meil on selline üks ettepanek, et te võiksite meile iga kuu kanda 2400 eurot. Meie saadame iga kuu teile siis reklaami vastu. Ja siis muidu me hakkame tegema selliseid reklaame Kukepeeru Transpordile. Tere, oska Kukepeeru. Seda paska või? Kõige sitemate autodega Kukeperu Transport, sellega pole mõtet isegi perset pühkida. Nii siit firma, et tuleb kohe haigutus peale. Et nii tahate või? Nii tahate või? No nii. Aga makske ära, siis tuleb teile ilus reklaam. Jah. Nii. Ja ilus reklaam. Nüüdsest uhiute Mercedestega Kukeperu Transport otse uksest ukseni. Oi, aga kas näiteks, kui mul on mingi väga raske saadetis, mis kaalub 11 kilogrammi või isegi 8 kilogrammi. Kukepeer teeb kõik saadetised kergeks, sest Kukepeer on õhuline ning värske ja hea toota. Aga kui mul näiteks üleüldse endal ei olegi firmat, aga ma tahan lihtsalt midagi transportida lihtsalt sellepärast, et mulle transportimine meeldib. Siis ime munni. Nii et siin nagu see oli hea näide, sest kuidas lõpp läheb käest ära, et nagu, et sinna ma olen täiesti, vinks-vonks ja viisakas reklaam. Hakkas lippama. Ja. Nii et üleskutse jah, et kes tahab oma tooteid tutvustada või oma kas või sellist ettevõtte mainet kujundada, mainereklaami teha, siis laupäeva hommikupooliku podcast on just see õige koht. Reklaamid sünnivad professionaalsete käekäikude läbi ja otse. Ja siia reklaamijutu lõpetuseks mängiks ka veel ühe reklaami, mille me tegime aastate eest professionaalsete käekäikude järgi. Kuule päikese eest, merse sukeldun ma. Kuule päikese eest, merse sukeldun ma. Nüüd päikesekreemid mitmehe hinnaga. Kõikidele päevitajatele talvehind 50% tasuta. Oh yeah! Kuule päikese eest, merse sukeldun maas. Laupäeva hommikupoolik. Tervituste ja teadaannetega on sel korral stuudios onu Veiko ja tädi Mirror. Lady Gagarini nimeline kosmoselasteaed kutsub kõiki vilistlasi enda 50 juubeliks tähistama, ühiselt laulma, joonistama košvärvidega kosmosrakette, kus sees on Jüri Gagarin. Kõik, kes käisid Lady Gagarini nimelises lasteaias, võtke ühendust Lady Gagarin, ladygagarin.ee info /Gagarini lasteaed. 76. hällipäev. Keila eksperimentaalõmblusvabriku vihmavarjude osakonna vanemmeistrid Teodor Mõõka tervitavad läheneva Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul Rahvarinde Keila osakonna vabadusvõitlejad ja soovivad Teodor Mõõgale ka ühtlasi head jõudu ja õnne 76. hällipäeva puhul, mis toimub sellel aastal 6.–7. augustini Audru järve ääres, kus viiakse läbi retrohõnguline sünnipäevafestival Teodor Mõõk 76. Osalevad Riho
Niidipõld, Eigo noorpolitseinik, Villem ja Õunar, kes teenivad praegu aega Tapa sõjakliinikus ning Marje Lauristin, kes on praegu viibib Põhjapõdra juures. Ilmar Külvinuss ansamblist Korterirotid annab teada. Hakkame väntama filmi korterirottide elust. Kõik, kes elavad korterites, andke teada naljakaid juhtumeid, kuidas juhtus midagi, kui korteris juhtus mingi õnnetus või kas gaasiavarii või liiga palju rahvast tuli korraga peole ja naaber hakkas kaebama või midagi on juhtunud mingit mürarikast asja ja oksed on kõik põrand täis ja siis tuleb politsei ja siis te ütlete, et minge munni ja siis pannakse käed raudu ja viidakse arestimajja. Noh, igasuguseid naljakad juhtumid on oodatud. Teadaanne. Soome Tampere linna koomikute paar Öljupekka Vääratuhara ja Sagari nimipäivä toimuma pidanud Rapla kiriku esisel platsil sel pühapäeval kell 12 toimuma pidanud naljaetendus Virossa on nauru, kuhu oleks ka toodud palju Eesti käsitöö toodete pakkujaid sinna äärde, nagu platsi äärde, et oleks saanud seal vaadata käsitsi tehtud käsitöö asju erinevatest Raplamaa piirkondadest ja oleks ka pakutud koduõlut võib-olla seal ja mine tea, õlma alt mõni oleks võib-olla midagi seal kangematki kraami pakkunud ja kes oleks seal suppi pakkunud võib-olla ja kudumeid oleks kindlasti näha saanud ja kindlasti leivatooteid, sest seal on piirkonnas oleks ju või on päris palju ju erinevaid igasuguseid pagaritöökodasid ja nii jääb ära, sest tormi tõttu planeeritud laev Ökörliine ei saa kahjuks Eestisse sõita. Tervitame Pärnu Keki kauaaegset kallurijuhti ja seltskonna hinge Leino Saarmast 60. juubeli puhul. Armas Leino Saarmas. Kahju, et liiga ruttu hemoroidide tõttu pidid katkestama oma töökohustused, kuid ikka on hea, et meie huumoriklubi, Pärnu Keki huumoriklubi õhtuid ikka elus hoiad. Siit sulle Leino juubeli puhul ka üks hea nali. Mees ja naine tutvuvad kohvikus. Mees küsib, miks sul nii suured tissid on? Naine vastab, eks ikka sellepärast, et sa neid tahaksid paremini katsuda. Aha, aga miks sul nii suured silmad on? Naine vastab, eks ikka sellepärast, et paremini üles leida, kus sul püksinööbid on. Aha, mees küsib, aga miks sul siuksed lokid pederast rullid peas on? Naine ütleb, oi, issand, putsi küll unustasin. Oi, anna andeks. Ja siis mees teeb 50. tööhällipäev. Kauaaegset trollijuhti Igor Marozhnejet tervitab Tallinna trolli ja trammi trust 50. tööjuubeli puhul.
väikese preemiat ei olnud võimalik anda, kuna aasta lõppes kahjumiga, kuid siiski linnavalitsuse poolt on ette valmistatud luuletus. Hea Igor, 50 aasta ringi täis on sul. Sa oled trolli sarvede järgi ju hull. Nii hästi, kui trolli sarvi paned tagasi saa, kui peaksid need maha tulema. Ei tea me kedagi, ei Tallinna trollitrammi pargis sellist meest vast polegi. Kui on, siis piiri taha kiikama ehk peame ja Riia trammi trolli trustist võib olla mäletad sa Jaanist, ka tema, kuigi tema sinust lühem. Nagu naksti alati ta hüppas kinni sarvedest, kui alla tulid need, kuid see oli Riias, täna elame me Eestis, ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva ja 50. tööaastapäeva Igor Moroženile, Tallinna linnavalitsuse Tallinna trammi ja trolli bussi trusti liikmed. Kauaaegset toitlustustrusti peaintendanti Leida Laagnamagu tervitavad kõik endised töökaaslased ja sugulased, kes on hetkel missioonil Aafrikas. Silva, Silver, Silvi, Sigmar, Siil, väike siilikene, ikka ka, kes on 2-aastase Elmari koduloom ning Ivo sõjaväest. Veel üks saate ajal saabunud teadaanne. Soome koomikute, kelle nimesid enam ei mainita teates. Raplas ära ja teadaanne, et ei toimu. Nende Raplas toimuma pidanud kirikuplatsil komöödiaetendus Virossa on nauru, mis algselt oli öeldud, et toimub järgmisel pühapäeval või sel pühapäeval kell 12 algusega ja kus on käsitöö ja erinevad seal kõik ümber platsi pidid olema, et kui öeldi vahepeal, et jääb ära ikkagi, anti teada, siis nüüd on tulnud uus info, et ilm on paranenud, ökoroliine saab tulema hakata ja toimub võib-olla küll pisukese hilinemisega, aga seda juba siis lihtsalt transpordi viibimise tõttu. Üritus ära ei jää ja pileteid tagasi ei osteta. Ka algselt mitte toimuma pidanud Kärkna keskväljaku taburetifestival traditsiooniliselt ikkagi toimub. Õllemeistrite võistlus toimub, siis toimub õllekasti peal seismine, kandlenäitus ja soki kudumis meistriklass Ilme sõjaväe eestvedamisel. Külla tuleb ka Leopold ja Ferdinand Väike Ferdinand oma maksaribadest tehtud ebakandlega. Tervituste ja teadaannetega olid stuudios onu Veiko ja tädi Mirror. Ilusat kuulamist! Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On ja, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Nii, meil on nüüd inimesed ka tervitatud kenasti. Kuidas öeldakse nende kohta, kes köhivad? Mis sa köhid, osta vildid. Ja. Nende kohta öeldakse niimoodi. Ja, täpselt nii öeldaksegi. Mis... nii öeldakse ka, et kes elab metsas kevadel köhind, see mingi talveks läinud või?
kes mingi üks aasta kevadel köhib, see umbes mingi 42 aasta pärast mingil sügisel võib ära minna. Vana rahvas oli väga fataalne. Kui ma alati mõtlen, kui vana see rahvas siis oli. Kus näeb kõige vanemaid inimesi üle üldse? Saad öelda, et lähed kuskile mingile peole, et kuradi vana rahvas oli. Et kunagi oli Sossi klubi oli selline koht. Oli jah, see ei kehti enam vist. Seda ei ole enam seda kohta. Vanade kodudes vist ka mingisuguseid eriti diskosid ei korraldata, niisuguseid avalikke vähemasti. Jaa, aga samas võiks. Võiks küll jah, aga seal korraldati ka ju vaata üle-eelmine aasta, siis kui see karonts pihta hakkas, vanade kodudes olid ilgelt jämmid. Olid küll jah. Või ütleme, seal midagi naljakat ei olegi, seal on pigem see, et kui sinna minna lasta tavakodanike liik palju sisse, siis seal kipub lappama minema. Jah, see on nagu, ütleme, see on nagu selline Vikatimehele eelisseisundi andmine. DJ Vikatimees käib üle sealt. Vanarahvas ütles. Juba vanarahvas ütles. No, ma ei tea, inimesed ju kogu aeg sünnivad uued, nooremad inimesed peale. Ütleme, kui su sünniaasta on juba 90-ndatel. Kas mingi 50 aasta pärast meie oleme vanarahvas ja juba meie... Ma just tahtsin sinna jõuda, et need, kelle sünniaasta on 90-ndatega, nad ütlevad, et vanarahvas ütles, et kuradi osta poest kohupiima. Et juba kas siis ütleme näiteks mingi 70-ndatel sündinud inimesed, kas nemad on siis vanarahvas juba praegu või? Või kelle kohta see vanarahvas käib siis? Ma sulle päris ausalt ütlen. Siis mul on pohhui. Jaa, see käib ikkagi tegelikult nii. Inimestel on kogu aeg niisugune see tahtmine, et nendest oleks midagi ülest. Ehk siis nagu on mingisugune see vanarahvas, see on nagu võid võrrelda ka muinas vaata, et nagu mingi muinasaeg oli kunagi, kus mingid reeglid pandi paika ja need on nagu ülesed, et tänapäeval me võime rääkida, mis tahame, aga muinas või vanarahvas ütles nii ja kui me seda järgime, siis me elame selle talve ilusasti üle ja siis me nagu saame ka vaenlasest jagu ja vaata mingid sellised asjad. Teks mul praegu mõte lippas. Et see vanarahvas on natuke selline, kes on elanud mingil ajal, kui meid veel ei olnud. Jaa, aga see ongi see on ilgelt suhteline värk, vaata, et kui sa nagu mõtled, et minul tuli silme ette see Rocca al Mare vabaõhumuuseum on ju. Et nüüd ma kuskil eelmine aasta vist räägiti või võib-olla oli see juba varem, et sinna toodi tavaline see kahekorruseline mitte Russovka, vaid siis nagu kolhoosi. Jah, see 4 korteriga see maja nagu. On 4 või? Rohkem ikka vist või? Kõige tavalisemalt seal oli 4 korterit nagu. Okei, et mõtle, kui need inimesed, need siis praegu nagu, need, kes seal elasid, on ju. Et need ei saa ära surra, et nad peavad edasi. Seal oligi üks vanamutt oli kohal ka, et mina oligi siin elasi, vaadake siia, oli voodi väga õigesti pandud. Ja siis ta seal nagu seletas, on ja siis mõtlesid, et türa, mõtled, saad aru, sa ehitad näiteks maja, on ju. Oletame mõtleme, et sina ja mina, on ju, oleksime naabrimehed, ehitaksime endal paaris maja. Ostaksime krundid ja teeksime lahe. Nii, ja siis me läksime hästi vanaks. Ja siis mingi mingi türnüüfel tuleb, veab selle sinna kuradi Rocca al Mare vitustunud muuseumisse ja ütleb, et davai, et vaadake, et nii elati selle sajandi algus 20-ndatel. Sest vaata, eelmise sajandi 20-ndast räägitakse, siis oli see Eesti aeg, Eesti oli just vabaks, praegu on 20-ndate algus on ju. Et mõtle nüüd, et need, kes sünnivad näiteks 2000 mingi 60 on ju, need juba veavad selle meie kuradi paaris maja kui sealt kuradi põllu pealt veavad sinna Rocca al Maresse ja jääb õigust veel ülegi ja siis meie käime kuradi kepid käes seal üritame veel tõestada siin ma jäin vaadake siin ma jäin viina üks kord ja siin ma nikkusin oma naist vaadake selle seinana ja nüüd on sinna graafiti tehtud ilusad ajad siis oli gaasi hind oli nii odav, et bitcoinid oli pool muidugi. Või suitsu põlema selle peal. Jaa, aga kahjuks ei ole välgu Mihkel. Aga mina pole ammu suitsu teinud, ka ei tea, vist kops jääks kinni, kui prooviks ühe mahvi teha. Oli ta, jah? On teil, mis te noored tänapäeval ka suitsetate või nii või? Kas te tõmbate seda savu ka veel või mis te naerate? Mis te räägite, mida tahaks ka ära proovida, kuidas see savu on siis. Ja huvitav, võib-olla siis mingi tuleva
laste 60-ndatel sündijate, mis on siis need, kes sünnivad mingi 40-45 aasta pärast, neil on ilmselt juba sünnitusmajast pannakse mingisugune, mitte kiip, aga mingisugune kapsel sisse ja siis, kus sa saad kõiki aineid nagu vajutad endale kuradi nukkide peale, on ju, selle vasaku käe nuki alt saad lasta endale mingisuguse saatana salatit ja teise pealt saad lasta mingit paratsetamooli. Noh, lähed peole, mõtled, kurat võiks vähe kiiremini minna, tõmbad käima ja siis vajutad selle, mis pöial see on, fakisõrme nuki peale, Pikk Peetri nuki peale lööd 3 korda tak, siis tuleb rahusti läheb sinu verre imendub, siis selle on ilgelt chill ja siis mõtled, täna võiks kurat napsu võtta, siis võtad parema käe, mis see väikse sõrme kõrval, mis kuradi sitamati näiteks, sitamati nuki peale lööd 2 korda, siis sul tuleb, hakkab viina verre voolama. Siis ei pea enam mitte midagi poest osta. Nimetamats, väikeats, mis see esimene? Nimetamats, fakipets, väikeats ja pöidlanukk. Pöialpoiss. Nii, aga nüüd me siin on ju mõtlema, vaata, pakirobot, ma olen see talv neid nii palju aidanud, jätnud auto seisma, aidanud päriselt mingit lumehangest välja. Et nad ei ole kahjuks meie kliimasse loodud, ma tahaksin öelda. Aga mingu Afrikasse kõik inimesed, et selle pakirobotitega, et tuuakse, mis üldse, kus kohast neid tellida saab, ma pole aru saanud. Mina ei ole ka aru saanud. Võtad sealt mingi toidupoe leheküljelt, siis tuleb ju see paki, tavaline transamees tuleb sulle ja toob, on ju. Kui tellid süüa, voldid, need tulevad ka inimesed, aga kuidas see robotis, et teil mingi robotite keskus on kuskil või? Helistad sinna, tere, palun öelge, mida te süüa soovite. Äkki peab sinna Tehnikaülikooli helistama Mustamäele. Ilmselt küll, rektorile. Rektor võtab. Veits täis peaga võiks sellist, Reks või? Tere, olen Tehnikaülikooli rektor. Reks, kuule, ma olen siin sõbrade. Kas te soovite sohelist seppi, majapidamisseppi? Ole vait, Reks, kuule. Meil see kuusõlut tahaks kuusõlut läks kirja. See oleks suht okei helistada. Kuusõlut tuleb kohale, ei teadmata ajaga. Kuusõlut tuleb kohale nii robotitega. Ja, vaata, kus meil jutt jäi praegu, läks lappama võits. Kust roboteid saab tellida? Kust roboteid saab tellida, tõeline dilemma, suht pekkis olukord praegu, ei tea, kust roboteid tellida. Aga ühesõnaga, jaa, ma tahtsin mingit teemat. Korteri pidu mõnus, see robot toob sulle juurde. Kust robotiga siis? Sa ei taha tulla sisse või? Võtad sülle, vaata, see on jumal raske, kusjuures ma tõstsin seda. Täitsa perses. Ja siis mul poeg tõstis ka teda. Ta oskas nagu paremini tõsta, ma ei viitsinud jännata, ma ei saanud aru, mis kurdi pidi ta käib, vaata, tal on mingi lipp on küljes, on ju. Aga ma pole kunagi vaadanud, pole viitsinud vaadata. Eespool on mingid kas see lipp on ees või on taga see lipp? Mina tõstsin ta vale pidi, siis ta sõitis sinna samasse kohta tagasi, kus ta just oli kinni jäänud. Siis mina ei viitsinud enam nussida, ma läksin autosse ära ja siis poeg mul keerutas taga seal midagi ei tulnud. Mul pole veel õnnestunud, aga mul siis, kui veel lund jalt, üks tuli vastu, ma jalutasin. Uue maailmas, vaata, see on kitsa. Tere! Ta ei öelnud, mulle siis ei öelnud. See oli poisile, mul ütles aitäh, ütles. Mulle ei öelnud, ma tõstsin ta valesse kohta. Aga see oli üks aasta või 1,5 tagasi, kui ma ütlesin tere, ta ei öelnud midagi. Ja siis ma ütlesin talle, et õpi eesti keel selgeks. Äkki siis õppiski. Aga sa mingitele hulkuvatele kassidele koertele ei ole proovinud sama asja? Tere öelda. Tere kass! Tere koer, kuhu lähed? Siis pärast tuled kumb on lollim, kas hulkuv kass või robot? Või hulkuv koer või? Mu robot õppis eesti keel ära, vaata. Kass pole siiamaani veel suutnud. Ma ei usu, et kass eesti keelt oskab. Kass oskab muid asju, ta oskab piiri püüda. Mõtle, kui see pakirobot püüaks hiiri ka, vaata vahepeal nagu, vaata mingi hiir läheb, sõidab jalgratta või selle jalgrattaga, sõidab oma rattaga hiirest üle edasi tagasi ja siis nagu jätkab teekonda. See teeb ilusti siledaks ka, et järgmised ei komistaks selle otsa. Siis kassil oleks hea tõmmata niimoodi, et tõmbaks ninna, kass tuleb, tõmbab endale rullitud hiire. Hiir ninna. Olipa süve hiiri. Kui hiir on see, siis tuju hea kassid ja kust ei tead.
oota ikkagi, jah, et ühesõnaga pakirobotid, internetist tellid süüa, toob kuradi teeb need valged pakirobotid, mis liiguvad tänavatel ja siis on need mustad mehed, kellel on need kandilised kotid seljas, et 2 varianti ongi, kuidas koju saab tellida. Aga mis siis mehed, kellel on kandilised kotid. Ja rohelised või sinised ja siis, et mõte toppama selle koha peal, et kui 60-ndatel inimesed sünnivad, see tähendab seda, et mingi 45 aasta pärast sünnivad, siis mis asi neile tundub nagu imelik, noh? Starship, see on Starship, sealt peab tellima seda robotit. No mis, lihtsalt tellid selle robot, et ta sõidaks sulle koju või siis saad talle öelda selle, tuleb sinu juurde ja siis ütled, robot, tere, mine too mulle õlut 6 tükki pluss 8 siidrit pluss 2 liitrist viina. Aitäh, sain aru. Sa võid kõigepealt enda juurde ta kutsuma, siis ütlema talle, siis ta läheb tooma või? See küll jumala mõttetu sõit ju. Mille pealt sõidab see diisli või? Näiteks sugulasele tahad üllatuskinki saata, kutsud roboti kõigepealt enda juurde koju paned enda maski ja siis paned talle sinna sisse need asjad, üllatused. Ongi niimoodi või? Ja on jah niimoodi. See nagu pakirobotid on nad või? Jaa. Suurt tellimust me tegema äkka, piirdun paari väiksema asja. Paar väikest asja, karbides, kanamune ja kilo mandariine. Poest ei saa tellida, teise inimese käest teisele saad mune saata ainult või? Saad jah. Sellepärast tehti need robotid või? Mune ja mandariin. Enne ei saa mune saata teistele inimestele. Nüüd mõeldi need pakirobotid. Sa pead mingi äppi alla laadima. Kuhu ma laen? Starship mingi. Lae alla tead, lae ise lae alla. No ma ütlen, sul ei ole just telefoni, kus äppi saab alla laadida. Seda ka. Oi, ma ütleks, keeruline on see fucking maailm ja... Vabandust, aga sa küsisid mingi asja enne kui ma küsin, mis see 60-ndatel, selle sajandi 60-ndatel sündivad inimesed, mis nende jaoks nagu uudne ja huvitav tundub? Nende jaoks ei tundu mitte midagi. Nendel on ainult üks kuldsed 60-ndad ja üks heietamine, kui tore. Kurat, seda tahaks näha tegelikult. Samal ajal oli Vietnami sõda. Palju sinna elada on? Ma ei saa sellest aru, et kõik oli nii kuldne ja üks pask on kõik ju. Ja, ei seda küll. Sellel negatiivse toonil võib-olla lõpetaks. Ja, võiks tänaseks otsad kokku tõmmata ja hakata lihtsalt jooma suurest kurvastust. Kas me järgmine nädal laseme veel ühe järgmise podcasti või? Laseks ühe podcasti. Laseks, aitu podcasti lasta. Mul oli see, vaata, kui on see Tootsi pulmon ja siis tuleb see Tootsi. Kes see tuleb? See läheb lible juurde läks. Toots läks lible juurde. Kuule lible, ole hea, tule aita õlut lasta. Ja oli jah. Ja siis oli, et Arno on linna peal käimas. Või see küla peal käimas. On küll. Siis tänapäeva Toots ütleb, kuule, ole hea, tule aita contenti luua. Contenti luua. No räägi. Arno, räägi, mis on. Arno Facebooki konto on. Konto on rejected. Jälle raisk. Pidi teelele Messengeris kirjutama niilbusi. Teele raigib Arnot raisk. Jaa. Kurat, türa, paneks kitse äkki, panevad ta konto kinni. Raisk, paneme kitse ja panevad kitse, päris kits tuleb siis kahekesi panevad kitse ja siis lõpeb ära film. Arno konto pannakse kinni. Arno konto pannakse porno levitamise pärast kinni. Jumal hea, kevades ju see 2025. Me oleme väga tublid inimesed. Läheks täna laiali tegelikult, ma pean minema ühte kohta, ühte asja tegema ja tulema kaasa ja ma võin su ära viia kuskile ja saame järgmine nädal kokku, kas sa tead, kas Leet Sepolin on järgmine nädal olemas ja tulemas? Mul puuduvad andmed, aga mul oleks väga hea meel. Mul puuduvad andmed, kas kas Leet Sepolin on siin nii nädala pärast? Seda neid aeg ju näitab küll, mu kallis. Okei, siin Tallinn, kuradi, seal
Pallin. siin Tallinn, seal Pärnu. Jah, ilusat elu jätku teile kõigile, kes te kuulate, suur aitäh, et te kuulasite laupäeva hommikupooliku podcasti ja kuulake ka tulevikus, subscribe'ige ja vaadake Facebooki, seal meil on lehekülg laupäeva hommikunu Veiko, Tädi Mirror ja Leet Sepoliniga, kui ma ei eksi. Ja kellel suurt mõjuvat põhjust ei ole, siis ärge pitsi sülitage. Ja, võtke viina.